Vaim ja mõrsja ütlevad, tule. Ja see, kes kuuleb, öelgu, tule. Ja janune ja tulgu. Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta. Vaim, kes annab eluvett, on Jumal Isa. Kes on siis see mõrsja, kes annab eluvett koos Jumal Isaga? Mõned väidavad, et mõrsja, kes annab eluvett, on pühakud. Nad ütlevad, et see on nii, sest pühakud saavad Jumalalt eluvett ja annavad seda inimestele edasi. Kui pühakud saavad Jumalalt eluvett ja annavad seda vaid inimestele edasi, kas nad saavad siis öelda, et nad ise annavad seda neile? Mõelgem näiteks postiljonile, kes posti kohale toimetab. Kas postiljon ütleb, ma annan selle sulle? Ei, ta ei ütle nii. Seda seetõttu, et andmine ja edasiandmine on täiesti erinevad asjad. Pealegi, mis juhtub, kui me ütleme, et meie oleme need, kes annavad, kuigi anname midagi, mis on Jumala oma? Kas peame tooma teile vee välja, sest samast kaljust? Mooses ütles seda nii, nagu oleks tema see, kes kaljust vett välja tõi. Seetõttu ei saanud ta Kaananisse siseneda. Samamoodi kui pühad, kes vaid annavad edasi Jumala eluvett, ütlevad, et nemad annavad eluvett, mis neist siis saab? Nad ei pääse iial taevasesse Kaananisse. See, kes annab eluvett, on Jumal. Mina olen A ja O, algus ja ots. Mina annan Janusele ilma tasuta eluvee allikast. Kes siis on Jumal, kes annab eluvett praegusel ajastul? Vaim ja mõrsja ütlevad, tule. Ja see, kes kuuleb, öelgu, tule. Ja janune ja tulgu. Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta. Kes on mõrsja, kes annab eluvett koos püha vaimuga? Tule, ma näitan sulle mõrsjat, talle naist. Ja ta kandis mu vaimus suurele ja kõrgele mäele ning näitas mulle linna, püha Jeruusalemma, mis on alla tulemas taevast Jumala juurest. Mõrsja, talle naine, on taevane Jeruusalem. Kuidas nimetab Piibel mõrsja, Jumal Isa naist, see tähendab taevast Jeruusalemma. Ent ülalasuv Jeruusalem on vaba naine, kes on meie ema. Mõrsja, Jumal Isa naine, on päästetud laste ema. Loodame, et te saate igavese elu eluvee kaudu, mida Jumal Isa ja Jumal ema annavad.